laev on seal. Otsides oma praami saime me aru, et oleme valel pool sadamat, umbes 1,3 kilomeetri kaugusel ja meie praam pidi väljuma 9 minuti pärast. Ma arvan, et me peaksime jooksma. Ja 42-kraadise päikse all 13-kiloste seljakoti taga jooksmine ei ole just eriti kerge. Aga lõpuks ikkagi jõudsime. Ma oleks peaaegu võkkunud, mul nagu 2 rasket kotti joosta kuuma ilma käes, mul nagu... Me läksime ülikooli asemel ühe otsapiletiga Kreekasse. Ja see on osa 3. Hey, what you doing? That's mine, bro. Istume põrandal oma matkamati peal. Mõlemad siin monteerime videosid. Ma tunnen, kuidas ma haisen higi järgi. Ma tean, et ma haisen higi järgi. Ma ei saa aru, miks meist on saanud sellised inimesed, kes lennuki kohale jõudmisel kohe püsti kargavad ja kes laeva maabumisel juba järjekorda lähevad, et miks me lihtsalt ei võiks chillida. Yeah, look at that big ass bag. Kas pole mitte tore või? Täiega tore. Me oleme jõudnud Miilosele. Ja teate, see on nii ilus siin. Siin on nii ilusad valged majad. Nii äge. Ma olen nii õnnelik. Ma olen ühe korra siin olnud. Mulle Miilos hästi meeldib sellepärast, et see pole nii turistikas nagu need main Kreeka saared nagu Santorini. Siin on palju võimalusi seigelda. Selle läbimõte on 20 kilomeetrit, nii et meil on päris lihtne siin tegelikult ringi liikuda, sest et kui me tahaks, siis me saaks ühe päevaga nagu ühest otsast teisi jalutada. Siin elab ka üks kunagine peretuttav minul, kelle nimi on Kristofulus. Loodetavasti temaga saame ka mingi hetk kokku. Lähme siis kõnnime ranna poole ja loodetavasti leiame tee pealt võileiva peale tomatit. See ongi see rand. Kõik see struggle mingi pokkimise, lennukite, laevadega on nii väärt olnud, sest me oleme paradiisis. Finally, me oleme nii kenas linnas, nii kenal saarekesel. Ilm on hea, ei ole liiga palav. Perfektne. Me oleme nüüd jõudnud siia ranna kõrvale. Siis mingi asi, mis me teeme, on see, et me paneme kaamerakotti, et inimesed ei näeks, et meil on kalleid asju kaasas. Imeline rand. Imeline mina. Seal on see main rand ja siis siin on ala, kus on ka puud. Vau, nii soe! Vesi on täiesti nagu selge. Ja mul oli nagu mingi paar viimast päeva on olnud nina kinni. Nüüd ma tunnen, et vot see teeb küll nina lahti. Mul läks nii palju vett minna. Kreekas on hästi mõnus see, et siin on normaalne süüa suurtes kogustes saia. Ja minule, kellele väga meeldivad carbsid, siis ideaalne reaalselt. Parkalo, mallaka. Natuke tsatzikid leivale, viiluke sooja juustu ning läbi vetin sinki ning sööming võiski alata. Elu ei saa olla parem. See näitab ka, et ei ole vaja mingit kallist hotelli või Airbnb, et tunda rõõmu. See ongi naljakas, et meie telk maksis 30 €, mis oleks põhimõtteliselt ühe öö hind kuskil Airbnb's. Mu isa kinkis meile jõuludeks, et piletid. Ehk siis meil oli nagu ära otsustatud, et vaat te lähete ühe otsa piletiga sinna. Ja, see oli väga hea push tegelikult. Ja täpselt see push, mida me vajasime, sellepärast, et ise nagu oled nagu okei, ma nüüd ostan pileti ja lähen, siis see nagu tundub nii suur commitment, seda on raske teha. Tegime rahu selle mõttega, et kui meil läheb täiega kehvasti, siis me saame nädala pärast ära minna. Me saame nagu homseks osta endale piletid või inimesed. Jah. Ma arvan, et paljudel on see mõte, et rahaga saaks midagi palju nagu targemat teha. Siis tegelikult see on nagu räige investeering oma elusse, enda kujundamisele. Ma arvan lihtsalt, et reisimine teeb inimesi palju ägedamaks. Sinna. Oi ei, peab vist Kreekas ujuma minema. No, olgu. Aha.
õnneks see ei kukkunud. Kuule, et mul on nagu käes, et kus me magame?